Tere päevast, austatud publik. Minu nimi on Martin Lints. Mina kõnelen süsinikplastide mittepõrdustavast testimisest. Ja see on nüüd töö, mille ma tegin 2 ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja siis katsed said tehtud INSA CVL Blois, see on üks Prantsuse instituut. Kõigepealt ma pean muidugi seletama, mis asi on süsinikplast, mis on mittepõrdustav testimine ja miks ma seda teen. Ja selle töö võti seisneb signaali töötluses, nii et sinna pean ma ka hästi palju aega kulutama ja siis vaatame üle eksperimendid ja simulatsioonid, millega ma analüüsisin seda meetodit ning lõpuks tuleb kokkuvõte. Mis on süsinikplastid? Need on sellised kerged ja tugevad materjalid, mis kõigepealt võeti kasutusele kosmosetehnikas. Ja sealt edasi liiguti lennukite ehitamisse ja nüüd viimasel ajal on seda kasutusele võetud ka autodes. Ja selle eelis seisnebki tema väikses kaalus, mis tähendab, et me säästame kütust. Need uued lennukid, nagu näiteks Airbus A350 ja samuti Boeing 787, nende kaalust 50% moodustab süsinikplast. Ja nad kulutavad 20–25% vähem kütust tänu sellele, mis on väga hea. Aga kahjuks süsinikplastiga on selline asi, et teda on kehva taaskasutada. Seal on kiud sees ja taaskasutamisel me lõhume kiud. Ja näiteks süsinikplastist on tehtud ka siin Airbusi, on tehtud selle mootori labad, mida te siin näete. Ja siin on ka video selle kohta, kuidas seda tehakse. See koostatakse sellisest kangast. Kangast lõigatakse välja tükid, mis siis liimitakse kokku täpselt õige kujuga. Et see on nüüd see materjalits, kuhu kangas liimitakse, mõõdetakse üle ja siis see läheb autoklaavi kivistumisse ning seejärel tehakse temaga väga palju viimistlustöid, mõõdetakse, kaalutakse, vaadatakse üle, et see vastab oma standarditele ja peale kõik neid töid läheb see mootorile koostamisse, nagu te näete siin, turbiin, millel on labad. Ja kui paljud teist on istunud kunagi lennukisse, sattunud istuma täpselt selle mootorile koha peale ja siis mõelnud selle peale, et see detail liigub seal 50 000 pöördet minutis. Mis juhtub siis, kui see peaks katki minema? No nüüd te mõtlete. Mina olen seda mõelnud, muidugi tänapäeva mootorid hoiavad neid tükke enda sees juhuks, kui peaks juhtuma kõige hullem, aga me ei taha, et see juhtuks. Seega selle vastu on meil olemas selline asi nagu mittepõrdustav testimine. Selle lihtne definitsioon on nüüd selline, et me võtame mingi asja ja me kas valgustame või koputame seda. Ja lähtuvalt sellest, kuidas see kõlab või millisena me teda näeme, saame otsustada, et kas asi on terve, ta on katki minemas või ta on juba katki ja tema peaks välja vahetama. Ja selle töö mõte ongi selles, et arendada välja odav ja efektiivne ultrahellispektroskoopia meetod, millega saab süsinikplaste mittepõrdustavalt testida. Ja milles seisneb probleem täpsemalt? Me tahame materjali sisse näha. Näiteks siin on üks süsinikplasti detail. See on nüüd tulnud Airbusi tehasest, millega ma tegin katseid. Ja siin on ta katse konfiguratsioonis, kus meil on 2 sensorit sinna peale pandud. Aga süsinikplastidega on see halb asi, et helilained liiguvad seal kehvasti. Et kui muidu kasutame ultrahellispektroskoopiat metallide ja miks mitte näiteks klaaside testimisel, kõlab hästi, siis süsinikplast on selline kihiline materjal, kus lained ei liigu kuigi hästi, nagu puit, kõlab tuhmalt. Ja see kahjuks kahjustab ka seda süsinikplasti ultrahellispektroskoopiat. Ja nüüd lahendusmeetod ongi selles, et meil on vaja head signaali töötlust, mis suudaks seda signaali võimendada. Ja kahjuks on süsinikplastis ka võimalikud efektid üsna väikesed,
väiksemad kui laine pikkus, seega nad võivad jääda nähtamatuks ja selle probleemi võti on nüüd mittelineaarsete efektide tuvastamisel. Et kui meil on seal selline hästi väike defekt, mida me tavaliste ultrahellilainete abil ei näe, sealt ei peegeldu midagi tagasi, siis meil on võimalik tuvastada mittelineaarseid efekte, juhul kui see materjal on selline. Ja signaalitöötlusmeetod, mida ma kasutan, on ajalise ümberpöördude meetod. Inglise keeles time reversal. Sisu on lihtne. Põhimõte on lihtne. Tegevus on natuke komplekssem. See on kaheastmeline signaalitöötlus. Esimese sammuna me saadame läbi materjali ühe lairõba heli. Ja selle abil tuvastame siis materjali sisepeegeldused, mida me saame hiljem kasutada, et signaali koondada meid huvitavasse punkti. Kui me saame selle info kätte, siis teise läbimisega me saame juba koondatud signaali meid huvitavas fookuspunktis. Ja see fookus tekib sellisena, et meil ei ole vaja teada materjali geomeetriat ega füüsikalisi omadusi. Kõik peitub signaalitöötluses. Seega me tekitame kitsa laine impulsi fookuse meid huvitavas kohas. Tänu signaali kokku sõrdumisele peegeldustest, sisepeegeldustest, saame parema võimsuse. Seega me saame hea signaali mürda suhte, mis on täpselt see, mida me otsime, kui me testime komplekseid materjale nagu süsinikplast. Ja täpsemad sammud selle signaalitöötluse meetodil on siis sellised. Et kaheastmeline meetod, sammud 1 ja 2 on esimene signaali läbimine, sammud 3 ja 4 siin on teine signaali läbimine. Kõigepealt saadame lairõba signaali läbi materjali, mida me näeme siin. Siin on katsekeha meil. Saadame TX-ist signaali ja RX-is võtame selle vastu. Ja antud momendil vaatleme lihtsalt signaali põhiosa läbimist siin ja samuti signaali ühte ainsat peegeldust, mis peegeldub ülemisest küljest ja siis jõuab samuti vastuvõtjasse. Seega, kui me saadame sellise algse impulsi läbi, siis saadud signaalis saame laine põhiosa ning selle väikse peegelduse. Signaalitöötluse põhimõte antud momendil on siis see, et me võtame saadetud ja saadud signaalid, võtame nendest korrelatsiooni, mis on siin, pöördame selle ajas teistpidi ja kui me nüüd selle signaali laseme uuesti samas konfiguratsioonis läbi detaili, siis see teine osa sellel signaalil koondubki täpselt fookuse ajaks õigesse kohta. Õigeks ajaks õigesse kohta. Ja niimoodi tänu sisepeegeldustele on meil võimalik tekitada lainete fookus. Meil ei ole mitte midagi muud vaja. Väga geniaalne signaalitöötlus, mina seda muidugi välja ei mõelnud. Mina mõtlesin välja selle, kuidas nüüd seda fookust kasutada mittelineaarsuste tuvastamiseks. Ja selle signaalitöötluse nimi on nüüd hilistunud ajaline ümberpöörde. Et kui me saame teha ühe fookuse, mis näeb välja selline, see on tegelik mõõtmine. Me saadame sellise korrelatsioonisignaali sisse ja välja saame sellise fokusseeritud üksiku piigi, mis on täpselt see, mida me vajame. Siis tegelikult on meil võimalik seda korrelatsiooni ka ajas hilistada ja väiksemaks teha ja siis tulemus on ka vastavalt väiksem ja tuleb ajas hiljem sinna vastuvõtjasse kohal. Kui me liidame kokku need 2 korrelatsiooni enne saatmist ja siis saadame, siis saame muidugi vastavalt 2 fokusseeritud piiki. See on väga lihtne lineaarne superpositsiooni printsiip, mis kehtib juhul, kui kõik on hästi, kui meil ei ole ühtegi defekti detailis, ei ole ühtegi prilagu ega delaminatsiooni. Aga kui seal on delaminatsioon ja kui me tekitaksime 2 laine vastasmõju täpselt fookuses, kasutades seda põhimõtet, siis meil oleks võimalik katsetada, et kas lineaarse superpositsiooni printsiip kehtib veel või ei kehti. Ja see nüüd ongi selle töö sisu. Täpsemalt öeldes võti, kuidas jõuda õigesse kohta. Nii. Ja kõigepealt katsetasin seda füüsikalise katsega. Selles samas süsiniku
plokis, mida te nägite, ja tekitasin 2 laine hästi lähedase vastastik mõju täpselt selle fookuse koha peal. Siin see piik ongi sisuliselt 2 lainet peaaegu üksteise peal. Nad on nii üksteise peal, et sellise vaate pealt ei ole teda kuigi hästi näha, et seal 2 lainet on, aga seal on. Ning lineaarse superpositsiooniga sai leida ka ennustuse, milline see signaal peaks olema, ja ennustus ning mõõdetud signaalide vastasmõju klapib piisavalt hästi, et see on samal tasemel mürdaga. Aga see on nüüd sellises plokis, kus ei ole ühtegi defekti. Nii. Kahjuks meil ei olnud selliseid süsinikuplokke kasutada, kus defekt oleks sees, seega pöördume simulatsioonide poole. Ja simulatsiooni koostasin lähtuvalt siis füüsikalisest katsest. Teine kasulik asi simulatsiooniga on see, et me saame näha materjali sisse, mis seal toimub. Ehk siis 2 asja, mille jaoks meil on simulatsiooni vaja. Selleks, et näha materjali sisse, teiseks me saame teha seal suvalise kujuga, suvaliste mõõtmetega defekti, mida siis analüüsida. Ja kui muidugi me peame enne panema need 2 asja klappima. Ja siin on nüüd näha, et simulatsioonid ja eksperimendid klappisid üsna hästi. Ja tänu simulatsioonile me näeme, mis toimub materjali sees. Me näeme, kuidas see laine seal täpselt levib. Kui me saadame siit välja lainetuse, siis meil tekib 1 piik siia ülesse, teine piik, 3. piik, 4. ja 5. Ja selline näeb välja see fokusseeritud laineväli seal materjali sees, mis on puhtalt tulnud signaalitöötlusest. Tegin sinna simulatsiooni defekti, mis on väiksem kui lainepikkus. Lainepikkus antud momendil on suurem kui 1,5 millimeetrit ja defekt on maksimaalselt 1 millimeetri pikk ja mille laius on peaaegu 0 ning defekt võib minna iseendaga kontakti. Ja see on nüüd hästi tugev mittelineaarsus, aga see on selline defekt, mis võib ju materjalis olla, et meil kihtide vahele tekib selline delaminatsioon, mis läheb iseendaga kontakti ja see on täiesti realistlik võimalus, mis võib juhtuda. Ning me püüame leida signaali mittelineaarset osa. Ning sellest näeme samuti pilti, milline näeb välja lainelevi sellisel juhul ning milline näeb välja defekti pind, see on siin, ning signaali X ja Y suunaline komponent on siin. Ja me näeme siit defektist tegelikult tagasi peegeldumas ka sellist mittelineaarset signaali. Nii. Ja seda signaali ma siis analüüsisingi. Ning üks osa tulemustest on toodud siin, kus ma järjest kahandasin defekti mõõtmeid. Et kui väikest defekti ma veel suudaks tuvastada 2 megahertsise lainega, mille lainepikkus on minimaalselt 1,5 millimeetrit. Ja kahandasin seda defekti 1 millimeetrist allapoole ja viimane mõistlik signaal tuli 0,5 millimeetri peal, kus me veel, siin me tegelikult juba enam ei tuvasta seda defekti, aga kõik tulemused, mis on väiksemad kui 1 millimeetrit, on tegelikult väga head, sest ma tuletan meelde, lainepikkus on 1,5 millimeetrit ja me saame üsna tugeva mittelineaarse signaali, mis näitab, et meil on seal defekt olemas. Seega kokkuvõtteks, me saame tuvastada defekte ja pragusid mittelineaarsete efektide kaudu. Töötasin välja süsinikplastide jaoks sobiliku ultrahellispektroskoopia meetodi. Ja tegelikult see meetod on kasulik ka kõigi teiste komplekssete materjalide jaoks. See on hilistunud ajalise ümberpöördude meetod, mis esiteks suurendab signaalimürda suhet, teiseks tekitab signaali fookuse uuritavasse materjalipunkti, sinna, kus meid huvitab, ja kolmandaks võimaldab siis tuvastada neid mittelineaarseid efekte, mida me otsimegi, mis peaks meile aimu andma defektide olemasolust. Nii, ja nagu ma ütlesin, siis on kasulik ka teiste komplekssete materjalide puhul, kus on hästi palju sisepeegeldusi, mis muidu mõjuks kahjulikult lainelevile. Aitäh kuulamast!
Aitäh, Martin! Sa kaitsesid eelmisel suvel oma doktoritööd. Kuna oli viimane kord, kui sa eesti keeles oma teadustööst rääkisid? See oli aastal 2011, kui ma kaitsesin bakalaureuse töö. Nii et siit publikule väike mõtteaine, et miks tänasel üritusel on need inimesed väga vaprad, kes siin oma tööst räägivad. Kas publiku seas on küsimusi? Et võib-olla oli laupäeva hommik natuke liiga vara sellise asja jaoks, aga soovid sa ise natuke täiendada, et aeg vist natuke surus peale? Ei, ma lõpetasin täpselt õige aega. Aga seedime seda teemat ja kui tekib küsimusi, siis saame postri ettekande ajal natuke põhjalikumalt rääkida.